või te keskendute praegu ühele segmendile? Valdkonna vahetuse peale mõtlesime, aga me vist enam-vähem leppisime ka selles kokku, et peredega inimesed või elu, ongi peiksidega tüdrukud või poisid. Niimoodi 44-aastased näiteks, et peiksidega. Ei, sul on lapsed ja... Et kui sul on juba lapsed ja pere, et siis tegelikult sa pigem ei vali Ida-Virumaal. Et me otsustame nende eest ära. Ei, selles mõttes, et me lihtsalt, kui me vaatame nagu statistiliselt, et see nagu, kui me tahame kusagilt tahame alustada, et siis pigem alustada nendest noorte, ongi sellest, keda ma praegu kirjeldasin. See on lihtsam. Ja, kui tahta seda taanda nagu üldisemale, siis ongi lihtsalt see, et teha võimalikult mugavaks, et ka perega inimene võib-olla nad tahavad elukoha vahetust, et nad näeksid, et kas või mis linnas nad pakuvad nagu omavalitsus, kohalik omavalitsus ju pakub korterit tasuta. Et see ongi nagu see, et sa lihtsalt, kuna sellel on nii suur stereotüübid ja stigmad üles, et lihtsalt ongi see näidata, et Ida-Virumaa kuule, kõik on nagu võimalik. Et näidata, et see ei ole nagu mingi hall, kes ilusti ütles, et hall või must ala, millest me mitte midagi tea. Nagu keegi pole käinud seal, keegi tea, mis seal toimub. Selleks nagu inimlikku lähenemist, et kõik on chill nagu. See oleks nagu vastastikku, et nagu eestlased ise ka avastaks seda kohta nagu rohkem. Teiselt poolest see küsimus, et praegu siis on fookus sellele, et inimesed, kes oleks valmis minema, need võtaks selle riski, need lähevad Ida-Virumaale või sellist. Aga nüüd, kui hoopis lihtsalt fokusseerida inimestele, kes kas on sealt Ida-Virumaalt pärit ja näiteks läksid kuhugi mujale ülikooli või on juba elavadki Ida-Virumaal, ongi aktiivsed kodanikud ja meelite neid nagu haridusse, et selline variant ka oleks tegelikult võimalik. See negatiivsest küljest on see, et see tõmbab selle inimeste hulga palju kitsamaks, positiivsest küljest tõmbab selle inimeste hulga palju kitsamaks, kellele müüa. Jah, seda me arutasime ka, kui me jõudsime selleni, et tegelikult on palju neid venekeelseid inimesi ka, kes kandideerivad, aga see on pigem see keeleline probleem. Et jällegist me ei saa nagu neid täiesti välistada, et mina arvan ka sinuga pundis, et neid kindlasti peaks neile ka nagu targetima seda Ida-Virumaa plaani, aga et kuna see on nii alguses, et siis on vist ikkagi mitte täiesti välja jätta, aga pigem keskenduda nendele nagu. Ma ikkagi vist ei saanud sellest argumentist aru, et see hirm on siis see, et nad ei oska pikalt eesti keelt ka. Teeti tule ju sellest nagu sõelastust läbi. Me rääkisime päris pikalt sellest, et kas noored kooli enda latt peaks olema mingisuguse segmendi osas, kes on just näiteks Ida-Virumaalt pärit. Selle puhul ütleme, see keskkond on nagu kujutanud nad selliseks, et nad võib-olla ei ole nagu nii aktiivsed inimesed üldse ühiskonnas ja võib-olla neil ei ole seda julgust muutusi eest vedada. Et kas sellisel juhul peaks olema see latt nagu allapoole seatud just nende puhul? Ma arvan, alla kindlasti mitte. Pigem ma arvan, me ei ole jõudnud nende inimesteni. Me ei ole jõudnud nagu selle Ida-Viru aktiivse kogukonnani, venekeelse kogukonnani. Seal oli just juba pikalt. Kas Ida-Virumaalt pärit inimene on tingimata venekeelne? Kindlasti mitte. Ma mõtlen pigem, kes on venekeelsed, nagu see on üks, millest oli praegu diskussioon. Ja et enamasti on vaja seda suurt muutust just nendes venekeelsetes koolides. Aga kas seda saavad teha need inimesed, kes on? Ei saa, ma ei välista nagu. Jah, me ei välista. Hästi pikalt rääkisime sellest mõjust, et mis on nagu vene emakeelega inimese võimalik mõju, mis on eesti emakeelega inimese võimalik mõju, kuidas need võivad erinevad olla, et tegelikult mingid otsuseid ei teinud, aga see siuke argumentide vaatamine käis küll. Ja mis võib-olla on hea panna ikkagi nagu see kakskeelne ka sinna pilti. See on see emakeel, et kui see teine keel võib-olla mis... See on kaks ema. Kaks ema. Tule et. Seal on küsimus või? Minu arust Narvas on üks väga hea kool, mille nimi on see Narva Humanitaargümnaasium ja sealt on isegi vähemalt sellel ajal, kui mina ülikoolis käisin, ma kuulsin, et sealt läks 2 kulti läks Oxfordi. Nii et seal on olemas kelle Ja see on väga õige kindlasti. Me arutasime tegelikult seda ka, et jah, nendele
headele peadele sealt on väga kõrge, või üldse on suur. Et noh, tõenäoliselt nad oskavad siis ka eesti keelt, et neid või ei pruugi tegelikult ka, aga võimalus neil minna näiteks kuhugi ettevõtetesse, neil on nii head võimalused, et neid nagu kätte saada on kerge. Ma arvan, et seal on nagu mingi integratsiooniproblem laiemalt, et kui sa oled nagu väga andekas vene taustaga noor Ida-Virumaalt ja samal ajal sul ei ole nagu võib-olla mingisugust sükest patriootlikku suhet Eesti riiki, siis sul on kindlasti on, et kas koostöös samade koolijuhtidega jõuda nende inimesteni, kes on siis Ida-Virumaalt ise pärit ja võiksid tahta tulla tagasi panustamaks. Sest tegelikult, kui me mõtleme Teach for All'i võrgustiku peale, kuhu Noored Kooli kuulub, siis seal on kasvav trend võib-olla viimastel mingi 5 aastal, kus on hakatud rohkem rõhuma sellele, et tuleb kandidaat ja läheb tagasi sinna oma nii-öelda getosse, et ta nagu on ise sealt, ta on ise saanud hea hariduse ennast üles töötanud ja nüüd ta läheb panustama oma sinna, see getokool on Eesti mõistes natuke liiga karm sõna, aga oma kooli, jah. Et meie tegelikult väga palju seda ei ole, siin on küsimus, kas see on meie kultuuriga kuidagi seotud, et minna nagu, meil on väga vähe neid osalejad, kes on läinud tööle sinna kooli, kus tema ise kunagi õppis ja kui ta seda teinud on, siis on alguses natuke siuke nagu sest seal on täpselt need õpetajad, kes sind õpetasid, on nagu sinu kolleegid, et seal on võib-olla kohati natuke mingi ebamugavus, aga et ma arvan, tasub mängida selle mõttega, et kas see on midagi, millele panna meie kontekstis võib-olla rohkem rõhku. Et tule panusta sinna kooli, kust sina ise välja kasvasid. Võib-olla lihtsalt see piirkond, kus sa tuled seal. Palju osaleid koolidest kuulda ilmselgelt oli saale midagi. Jah, see ka. Mul tunne, et Sillamäe kooli direktor on ise Vokas üles kasvanud ja ei ole üldse getokool, vaid täiesti parimate Soome koolidega sarnane need välja. Et tunne, et peaks siin selleks, et see nüüd mingisuguseks projektiks kujuleks, et see analüüsimine ongi mõlemad poolt, et meil on ühtepidi, kuidas teha see asi, mida te pakute, ehk Ida-Virumaa atraktiivsemaks, mis tähendab mingite müütide purustamist, tegelikult ei ole nii hull, kui inimesed arvavad, et on, tegelikult ei ole nii hall, välja arvatud see Kunda. Kunda on Lääne-Virumaa. Ja siis pead purustama müüdi, et minu jaoks. Kunda ei ole ka hall enam. Kunda on Läänemaa. Peab rääkima sellest, et või need müüdid, mis takistavad inimestel sinna minna, et seal mitte midagi ei toimu, et see on välja surnud, ma ei tea, mul ei ole seal
sotsiaalseid midagi teha peale kooli nii-öelda. Mitte, et seal esimesel aastal üldse oleks aega midagi teha peale kooli. Siis ja teine pool on see, et otsida inimesi sinna siis programmi, kellel on mingi eelsoodumus sinna juba minna. Kelle jaoks on neid müüte vaja vähem purustada, aga võib-olla ma ei ütleks, et a priori ei oleks nõus, et see inimene, kes peab tagasi minema, et tema jaoks on vähem müüte. Et ta võib-olla nagu rohkem. Et mina ei läheks elu sees oma kooli tagasi õpetajaks, never. Reaalkoolis. Ma ei oleks, seal ongi see samad õpetajad, on see 12 aastat käinud seal majas, lõpetage ära. Selles kodupiirkonna tagasiminekuga on nagu see faktor ka ikkagi, et kui ta läheb see tagasi, see on, ma arvaks vähemalt, et see suurel tõenäoliselt jääb sinna pikemaks, eks ole, et see ei ole, et kui ma ütlen, Tallinnas kasvav noor läheb 8 aastaks Ida-Virumaal õpetama, siis ta mõtlebki, et see on see 2 aastat, kui nad on tagasi. Aga Ida-Virumaalt pärit noor võib kaaluda seda tõsiselt nagu elukohal endale rohkem, kui ütleks Tallinnale. Ja see on see asi, mida me oleme vist kunagi arutanud, et kui noored koolid ellu kutsuti 100 aastat tagasi. Siis ta oli mõte sellest, et sina oled nagu siuke tapp ja hai äriinimene, lähed kooli, lähed mingisse päris getokooli ja saad seal sellised nagu rissed juhtimises ja siis unustad see koolivärgi ära ja siis lähed panka ja juhid neid kõiki ahve nagu esimest klassi. Aga mingi, sellest nagu päriselt ei ole nagu realiseerunud niimoodi. See oli see Teach First'i mudel tegelikult tolle, mis oli... Panka ei ole keegi näinud selle. Rahvast on täpne.